Tere kõigile! Selles videos lahendame kahe tundmatuga lineaarvõrrandi süsteemi liitmisvõttega. Siin on 3 ülesannet, mida me täna lahendame. Üks on kergemat sorti, teine on keskmine ja kolmas on siis veidi keerukam lineaarvõrrandi süsteem liitmisvõttega lahendamiseks. Liitmisvõttega võrrandisüsteemi lahendamiseks tuleb meil teisendada siis olemasolev võrrandisüsteem sellisele kujule, et ühe tundmatu ees olevad kordajad erinevates võrrandites on teineteise vastandarvud. Nii, ja miks meil siis sellist olukorda vaja on? Liitmisvõttega lahendamisel liidetakse võrrandites olevad sarnased liikmed kokku. Ja juhul, kui meil siis näiteks y kordajad on teineteise vastandarvud, siis tundmatu y koondub meil esialgu välja ja saame siis leida x-i siis juba ühe tundmatuga lineaarvõrrandi lahendamise teel. Hiljem asendades saame ka tundmatu y leida. Kuid meeles peab pidama siis seda, et liitmisvõttega lahendamisel me peame tekitama olukorra, kus kas tundmatu x kordajad või tundmatu y kordajad on teineteise vastandarvud. Lahendame esimese ülesande. Siin, kui me vaatame siis liikmeid võrrandites, näeme, et tundmatu y kordajad juba on teineteise vastandarvud, nii et saame kohe siis siin hakata liitmisvõtet kasutama. Liitmisvõtte vormistamiseks pannakse võrrandisüsteemi ette plussmärk ja tõmmatakse vahele joon, just nagu kirjalikul liitmisel teeksid. Ja kui me nüüd hakkame siit sarnaseid liikmeid kokku koondama, siis arvutame kokku, et 2x pluss 4x on 6x, miinus 3y pluss 3y siis meil annavad kokku 0 ehk öeldakse koonduvad välja. Vabaliikmeid kokku liites saame 9 pluss 9 on 18. Oleme saanud ühe tundmatuga lineaarvõrrandi, mille lahendamist sa õppisid 7. klassis. 6x on 18, kuna meil on vaja ainult ühte x-i, tuleb meil siis see tulemus 6-ga läbi jagada ja saame kätte oma esimese tundmatu väärtuse, milleks on siis 3. Teise tundmatu väärtuse leidmiseks asendame siis selle 3 nüüd ükskõik kumba võrrandisse x-i asemele. Mina valin asendada siis selle x-i väärtuse teise võrrandisse ja nüüd ma kirjutan selle teise võrrandi välja, kuid x-i asemele kirjutan 3 ja saan siis sellise võrrandi 4 korda siis nüüd 3 pluss 3y võrdub 9. Siit saan ära arvutada 4 korda 3, mis on 12, viime teisele poole, nii et tundmatud jääksid siis vasakule ja kõik vabaliikmed paremale poole. Kui ma siin paremal pool ära arvutan 9 miinus 12, saan paremale poole miinus 3. 3y on võrdne miinus 3-ga, mul on jällegi vaja ühte y-it, mis tähendab, et jagan võrrandi pooled 3-ga läbi ja saan kätte oma teise tundmatu väärtuse, et y võrdub miinus 1. Nüüd see, kas minu vastused x on 3 ja y on miinus 1 on ka õiged vastused, saan teha läbi kontrolli. Ma pean kontrollima, kas nii x-i kui y väärtused sobivad nii esimesse võrrandisse kui ka teise võrrandisse. Alustame esimese võrrandi kontrollimist. X-i asendan 3-ga ja y asendan miinus 1-ga. Kirjutan siis, et vasakpool, esimese võrrandi vasakpool võrdub 2 korda 3 miinus 3 korda miinus 1. Kui ma ära arvutan, siin on 6, see on pluss 3 ja kokku mul tuleb 9. Kuna selle võrrandi parem pool on ka 9, siis järelikult need vastavad x ja y väärtused sobivad siis esimesse võrrandisse. Nüüd kontrollime, kas need samad väärtused sobivad ka teise võrrandisse. Asendame teises võrrandis x-i 3-ga ja y jälle miinus 1-ga ja esmalt siis arvutame välja vasaku poole. 4 korda 3 pluss 3 korda miinus 1, kirjutame tehte välja. 4 korda 3 on 12, 3 korda miinus 1 on miinus 3 ja 12 miinus 3 on 9.
Selle teise võrrandi parem pool on samuti 9, mis tähendab, et meie vasak ja parem pool on võrdsed, mis omakorda tähendab, et meie vastus on õige. Kirjutame välja vastuse, lahend on x on 3 ja y on -1. Lahendame teise ülesande. Kui selline ülesanne on vaja liitmisvõttega lahendada, siis vaatame, et mis juhtuks, kui ma hakkaksin kohe sarnaseid liikmeid kokku liitma. 2x pluss 3x teeb mulle 5x, y miinus 2y teeb mulle -y ja -1 miinus 12 on -13. Sellisel juhul mul jääks ikkagi kahe tundmatuga lineaarvõrrand, mida ma edasi lahendada ei saaks. Järelikult selleks, et ma saaksin liitmisvõttega ühest tundmatust lahti, pean tekitama olukorra, kus ühe tundmatu ees oleksid siis vastandarvulised kordajad. Praegu ma saaksin x-ide ette tekitada uued. Selleks ma peaksin siis mõlemat võrrandit läbi korrutama. Või siis teine variant on mul y-ite ette tekitada siis 2 ja -2. -2 on juba olemas ja 2 siia saamiseks pean terve võrrandi arvuga 2 läbi korrutama. Saan siis, et 4x pluss 2y on -2. Teine võrrand jääb mul samaks, sest et siin mul ei olnud siis kordajaid vaja muuta. Nüüd, kuna mul on hea olukord võrrandite liitmiseks olemas, siis märgin ära, et kasutan liitmisvõtet, tõmban joone vahele ja hakkan sarnaseid liikmeid siis kokku liitma. 4x ja 3x on kokku 7x, 2y miinus 2y teeb kokku 0, need koonduvad välja ja -2 miinus 12 on -14. Liikmete väljakoondumist võib siis selliste kriipsudega märkida, et neid me siis alumisse võrrandisse ei kirjuta. Alles jäi siis 7x võrdub -14. Siin on jälle tegemist ühe tundmatuga lineaarvõrrandiga, mida sa juba 7. klassis õppisid lahendama. Kui 7x on -14, siis ühe x saamiseks tuleb meil see võrrand läbi jagada 7-ga. -14 jagatud 7-ga on -2. Esimene tundmatu on meil olemas. Teise tundmatu leidmiseks tuleb meil teha sama, mis esimeses ülesandes. Asendada meie leitud tundmatu x-i väärtus mõnda siis esialgsesse võrrandisse x-i asemele. Mina valin asendada x-i väärtuse esimesse võrrandisse. Võib asendada x-i väärtusega loomulikult teise võrrandisse ja tuleb tegelikult sama y-i tulemus. Nii, aga kui ma x-i asendan esimeses võrrandis -2-ga, saan võrrandi 2 korda -2 nüüd siis, pluss y võrdub -1. Kui ma siit korrutamistehte ära teen ja saadud liikme viin teisele poole, et y-it avaldada, saan y-i arvutamiseks tehte -1 pluss 4 ja see on 3. Ka seda saadud vastust saan ma siis kontrollida. Kontrollimiseks asendan mõlemas võrrandis x-i asemele siis saadud -2 ja y-i asemele 3. Teeme selle teise ülesande kontrolli siis nii-öelda suuliselt, et me kontrolli praegu kirjalikult välja ei kirjuta. Kui x on -2 ja y on 3, 2 korda -2 on -4, -4 pluss 3 on -1. Kontrollime ka teist võrrandit. 3 korda -2 on -6, -2 korda 3 on -6, -6 miinus 6 on -12. Oleme veendunud, et meie leitud x ja y väärtused on õiged. Kirjutame välja vastuse, lahend on x on -2 ja y on 3. Lahendame kolmanda ülesande. Kui on vaja siis sedasorti ülesande lahendada liitmisvõttega, siis kõigepealt mõtleme läbi, et mis saab, kui me hakkame kohe siis kokku liitma sarnaseid liikmeid. 3x pluss 2x on 5x kokku, -2y miinus 5y on -7y ja 1 pluss 19 on 20. Sellisel juhul tekiks meil ikkagi lineaarvõrrand, kus on 2 tundmatut ja vot sellist lineaarvõrrandit me üksinda lahendada ei oska.
Selle jaoks peame siis jälle hakkama olemasolevat võrrandisüsteemi teisendama sellisele kujule, et ühe tundmatu ees oleksid teineteise vastandarvud. Ma saan seda teha mitmel erineval viisil ja selleks ma pean teadma siis korrutustabelit, et näha läbi, et milliste kordajatega ma saan hakata neid võrrandeid läbi korrutama, et mul siis selline soodne olukord liitmisvõtte jaoks tekiks. 3 ja 2 puhul saan ma need mõlemad korrutamise teel muuta siis 6, näiteks 6 ja -6. Või siis -5 ja -2 puhul saan ma need mõlemad 10 korrutamise teel saada. Kuna 6 on väiksem kui 10, siis ma valin praegult selle, et ma teen siis x-i kordajad 6 ja -6. Et siia esimesse võrrandisse saada 6, tuleb mul 3 korrutada 2-ga. Ja mitte siis ainult 3, vaid kogu võrrand 2-ga läbi korrutada. Ja teise võrrandi ma pean korrutama siis -6 saamiseks -3-ga. Ja siin samamoodi -3-ga korrutan ma läbi kogu võrrandi. Nii, ma saan 2 täiesti uut võrrandit. Korrutan 2-ga, siis saan 6x -4y võrdub 2. Ja teise võrrandi 2 -3-ga korrutamisel saame -6x pluss 15y ja -57. Kui ma nüüd hakkan sarnaseid liikmeid liitma, siis ma saan, et 6x -6x on võrdne 0-ga, ehk siis need liikmed koonduvad mul välja. -4y pluss 15y on 11y ja 5 -57 on -55. Olen saanud ühe tundmatuga lineaarvõrrandi. Kui 11y on -55, siis ühe y saamiseks tuleb meil see -55 11 jaotada ja saan kätte, et minu y on võrdne -5-ga. Oleme saanud siis esimese tundmatu väärtuse. Teise tundmatu ehk siis x-i väärtuse leidmiseks asendan ma oma leitud y väärtuse ühte esialgsetest võrranditest. Siin ma valin siis asendamise jälle esimesse võrrandisse ja tegelikult ma võin seda teha ka teisega, aga praegult ma valin esimese, sest siin on minu jaoks justkui nagu natukene väiksemad arvud ja võib-olla siis lihtsam arvutada ka. Nii, kui ma asendan, siis kirjutan esimese võrrandi uuesti välja. 3x miinus 2 korda -5 on võrdne 1-ga ja hakkame siit siis x-i välja arvutama. -2 korda -5 on +10, viies selle teiselt poole saame -10 ja kui arvutame ära, saame, et 3x on võrdne -9-ga. Jagame 3-ga läbi, sest meil on vaja ühe x-i väärtust ja -9 jagatud 3-ga on -3. Oma saadud lahendite kontrollimiseks asendame need jälle siis esialgsetesse võrranditesse. Ja teeme siin kontrolli suuliselt läbi. Kirjalikult teeksin ma teda nii nagu esimeses ülesandes, kuid hetkel nii-öelda ruumi kokkuhoiu mõttes siin ekraanil me teeme seda siis suuliselt, aga sina võid vihikusse selle ümber kirjutada endale. 3 korda -3, -2 korda -5. 3 korda -3 on -9, -2 korda -5 on +10, -9 pluss 10 on 1. 2 korda -3, -5 korda -5. 2 korda -3 on -6, -5 korda -5 on +25 ja -6 pluss 25 on tõepoolest 19. Kirjutame välja vastuse, lahend on x on -3 ja y on -5. Liitmisvõttega võrrandisüsteemi lahendamiseks tuleb meil siis võrrandid kokku liita, aga seda ainult juhul, kui meil üks tundmatu välja siis koondub selle liitmise tagajärjel. See juhtub vaid siis, kui meil ühe tundmatu kordajad on teineteise vastandarvud. Esimeses ülesandes oli meil selline liitmiseks soodne olukord kohe olemas, kuid teises ja kolmandas ülesandes pidime korrutamise abil selle olukorra ise tekitama. Ma loodan, et sellest videost oli sulle abi, et liitmisvõtet selgeks saada ja ma usun, et sa saad selle
teemaga täitsa hästi hakkama.